räägime sellest, kuidas edukalt kaalu langetada ja kuidas uusi harjumusi juurutada pärast operatsiooni. Ja räägime ka sellest, mida siis enne operatsiooni üldse teada ja enne seda, kui seda kaaluda. Meil on külas kliinilised toitumisterapeudid Anni Laas ja Maarja Lember. Ja kliiniline toitumisterapeut juba on Eestis üsna haruldane termin. Ja ma leian, et oluline on mainida ka seda, et Health Clinicus tehakse siis üle 100 kaalukirurgilise protseduuri aastas ja see on siis ka ainus kliinik Eestis, mis pakub nii laia valikut erinevaid kaalukirurgia protseduure ja teenuseid ning ühtlasi siis võimaldab väga individuaalset lähenemist, kuidas see kaalulangus siis ikkagi saavutada. Lisaks operatsioonidele on meil siis ka maoballoonid ja toitumiscoaching. Aga mina annangi kohe tegelikult sõna edasi Maarja ja Anni. Alustame teie professioonist, et mis eristab teid kui kliinilisi toitumisterapeute toitumisnõustajast? Tutvustage siis ennast paari sõnaga ja vaba on teie. Suured tänud. Tere ka minu poolt, et nagu öeldud, mina olen Maarja Lember ja olen kliiniline toitumisterapeut, et töötan nii Eesti või Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tallinna Lastehaiglas kui ka siis siin Health Clinicus. Ja Anni tutvustab ka ennast. Mina olen Anni Laas ja mina olen ka kliiniline toitumisterapeut. Praegu töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas õendusjuhina ja olen bariaatriliste patsientidega kokku puutunud viimased 10 aastat ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Fertilitase erahaiglas. Praegu olen poole kohaga veel beebiga kodus, aga vaikselt juba teen tööd ka. Ja kui mõelda lihtsalt selle peale, mis Karin ütles, et kuidas näiteks toitumisnõustaja või nagu toitumisterapeudid erinevad, siis toitumisterapeudil ongi tegelikult väljaõpe töötada siis erinevate inimestega, kellel on erinevad kas kroonilised haigused või siis näiteks ka kirurgiliste patsientidega, kes siis tegelikult kõik inimesed, kes maovähendusoperatsioonile tulevad, kõik nemad on tegelikult kirurgilised patsiendid. Nii, aga kõige alguseks siis küsime ära tänase päeva kõige tähtsama küsimuse, milleks üleüldse see maovähendusoperatsioon teha. Maovähendusoperatsioon ehk bariaatriline kirurgia, et võib-olla see termin on natukene võõras osadele inimestele, on tegelikult ravimeetod ja ta on küll üsna selline radikaalne sekkumine, aga selle eesmärgiks on saavutada oluline ja püsiv kaalulangus ja ka selle rasvumisega kaasnevate haiguste leevendumine, kadumine või ennetus ka. Me saame loomulikult aru, et see kirurgia on selline üsna nagu äärmuslik lähenemine ja paljudes inimestes võib tekitada vastuolulisi tundeid, aga probleem lihtsalt kipubki olema selles, et uuringud on näidanud, et konservatiivse raviga saavutatud selline pikaajaline kaalulangus võib olla üsnagi tagasihoidlik, et ainult kuskil 5%. Ja see on siis pikaajaline, mõeldes nii, et see on nagu üle 1 aasta, et selline püsiv kaalulangus on väike. Ja isikutel, kellel näiteks kehamassiindeks on üle 40, ehk siis kellel on juba tõsiseid probleeme ülekaaluga, sellest kaalulangusest ilmselt ei piisa. Ja probleem võib olla ka selles, et meie inimeste keha on selline väga tark ja kohanemisvõimeline ja töötab pidevalt sellele meie soovitud kaalulangusele nagu vastu. Et selline pidev dieeditamine või siis selline võib-olla veidi oskamatu toidu piiramine, et selle tagajärjel organismis hakkavad tööle sellised kompensatoorsed bioloogilised mehhanismid või muutused ja organism hakkab vähendama seda energiakulu ja õpib kasutama seda toidust saadavat energiat efektiivsemalt ära. Ehk siis selle dieediga saavutatud ja soovitud kaalulanguse tagajärjel väheneb tõenäoliselt ka lihasmass, ehk siis üldse selline hea suur energiakulutaja meil ja kui lõpuks see dieet lõpetada ja see dieet enam ei jätku, pöördutakse tagasi vanade eluviiside juurde, siis toimub taas see kaalu kiire tõus ja võib-olla isegi esialgsete näitajate ületamine. Seega paraku jääb see kaalukirurgia
tõenäoliselt järgmise 10 aasta jooksul siiski selliseks võib-olla kõige efektiivsemaks meetodiks, mis võimaldab sellist suurt ja püsivat kaalulangust patsientidel, kes põevad seda rasvtõbe. Ja enne kui me hakkame veel seda bariaatriga seonduvalt täpsemalt lahkama, mõtleme korraks, et miks üldse on see rasvumine ja mis see on. Et rasvumine on krooniline haigus ja see on ainevahetushäire ja selle ülekaalulisuse põhjuseks peetakse nii väliseid keskkonnategureid kui ka selliseid sisemisi geneetilisi tegureid. Domineerivad on ikkagi need keskkonnategurid, et lisaks võivad olla probleemiks erinevad haigusseisundid ja ka ravimid või nende kõrvaltoimed ja kindlasti oma rolli mängib selline istuv eluviis ja elu odavnemine, toidu odavnemine, stress, unekvaliteet, kui on kehv meediamõjud, isegi ka haridustase. Et aga palju siiski määrab ära ka geneetika ja üldse, et kuidas see meie organism reageerib nagu sellele toksilisele keskkonnale. Ja kui võtta näiteks selline arusaam või väide, et ülekaalulisus on nagu selline inimesel nagu puudub distsipliin või selline eneseohjamise võime, et see on nii-öelda tema enda süü, siis see ei ole nagu päris adekvaatne jutt. Et kaalukaotus või kui lihtne on kaalu kaotada inimeseti võib olla nagu hästi keeruline. Ja isegi juba kuskil 60-ndatel psühhiaatrias räägiti ja uuriti seda, et tegelikult nende ülekaaluliste inimeste nagu personaalsed isikuomadused ei erine väga märkimisväärselt sellise nii-öelda normaalkaaluliste omast, et paraku lihtsalt nii on. Ja seega need ebasoodsad keskkonnamõjud ja nende avaldumise risk sõltubki hästi palju meie geneetikast ja sellisest eelsoodumusest ka. Ja on inimesi, kelle puhul see liigne energiatarbimine ja vähene liikumine võib-olla ei avalda erilist mõju või ei tõsta märkimisväärselt selle rasvumise riski ja siis võivad olla sama seal kõrval need, kellel on väga raske vältida seda rasvumist ja ka selline konservatiivne ravi võib väga kergelt ebaõnnestuda. Ja üleüldse, kui mõelda, et nii filosoofiliselt asjale läheneda, siis üldse ju aastatuhandeid on nagu selline looduslik valik mõnes mõttes nagu soosinud selliseid inimesi, kes efektiivselt suudavad seda toidu energiat talletada. Ja mis siis nüüd on nagu meie sellises toredas, mugavas kaasaegses maailmas juhtunud, et hoopiski see ühiskonnakorraldus nagu soosib sellist vähest liikumist, energiarikka rafineeritud, odava ja äärmiselt kergesti kättesaadava toidu sellist liigtarbimist. Ja nüüd nagu selle uue olukorraga kohanemisel on saanud hoopis sellest meie maagilisest võimest seda toiduenergiat hästi talletada hoopis on saanud selline terviserisk. Ja see, mis varem oli selline tore ja kasulik omadus, siis sellest on saanud hoopis meil nüüd eluea lühendaja. Ja kindlasti ei anna see enam meile nagu eeliseid olelusvõitluses. Ja seda ülekaalulisust ja rasvumist on hästi palju uuritud ja see on teada olevalt ikkagi paljude haiguste riskitegur ja sellega tuleb tegeleda ja vajadusel tuleb seda ka ravida. Aga et üldse sellest nagu ravimisest hakata rääkima ja et millal üldse alustada seda ravimist, et siis võib-olla tänapäeval kõige selline lihtsam viis seda ülekaalulisust ja rasvumist tuvastada on määrata kehamassiindeks ja seda hästi paljud teavad, kõik teavad, mis see on, et kehamassiindeksi leidmiseks jagatakse lihtsalt kehakaal kilogrammides, pikkusega ruudus, mis on siis meetrites. Ja selle kehamassiindeksi puhul on tõestatud, et selline kõrgem kehamassiindeksi väärtus on suurem risk erinevate haiguste tekkeks, aga sellel kehamassiindeksil on kindlasti ka omad miinused, et ta ei arvesta väga individuaalseid riske ja rasvaprotsenti organismis ja seda nii-öelda rasvumuse jaotust organismis, aga siiski paraku see ka on hästi lihtne, hästi odav
diagnoosimisvõimalus ja seda ikkagi kasutatakse bariaatrilises kirurgias kindlasti. Ja siis sellise kõrgema kehamassi indeksi puhul nagu alates 35 võimegi hakata mõtlema juba bariaatrilisest kirurgiast vahemikus 35 kuni 39,9, võiksid olla mingisugused kaasuvad haigused või mitte ei võiks olla, vaid peaks olema, et kvalifitseeruda sinna bariaatria alla. Aga kui juba kehamassi-indeks on üle 40, siis tegelikult see on juba piisavalt suur riskitegur täitsa üksi, et ei olegi vaja sinna mingisuguseid lisaprobleeme. Ja see bariaatriline kirurgia on hästi aktuaalne teema, sest ülekaalulisus on alates 1975. aastast 3-kordistunud ja see on ikkagi päris hirmuäratav. Ja kui mujal maailmas hakkas ülekaalulisus võimust võtma siin 80-ndatel, siis Eestis toimus see mõnevõrra hiljem, kuskil 2000. aastal, aga praeguseks väga selliseid mingid kaasaegseid andmeid ei ole, aga nii see võib olla, et Eestis on kuskil ülekaalulisi inimesi kuskil 32,5% ja rasvunuid juba 19,5%, mis tähendab seda, et need on ikkagi ju päris suured numbrid. Ja kogu maailma nagu üldpopulatsioonis tegelikult elab inimesi rohkem aladel, kus surrakse pigem selle ülekaalu tagajärjel, kui enam mitte niivõrd alakaalu. Ja rääkides sellest operatsioonist ja kuidas see üldse töötab, et võib-olla see ongi hästi suur küsimus, mis patsientidel tekib, kuidas see operatsioon töötab, siis seal on mitu erinevat mehhanismi. Üks nendest on mao mahu vähendamine, mis vähendab nagu korraga sellist söödava toidu kogust ja samamoodi see vähendatud mao tagajärjel ka see toit liigub kiiremini peensoolde, mis veelgi võimendab seda küllastustunnet ja see mao osaline eemaldamine või siis selle seedesüsteemi niimoodi ümber sättimine võib ka mõjutada neid hormoone, mis on seotud söömisega ja näljatundega, et need regulaatormehhanismid saavad siis mõjutatud ja ümber seadistatud ja näljahormooni toodetakse maos, ehk siis ka selle tootlus nagu väheneb. Ja sageli ka selle operatsiooni tagajärjel tegelikult muutuvad inimestel täiesti toidueelistused. Ja kui see kaal on juba hakanud langema, inimene on motiveeritud, kõik on väga plaanipäraselt läinud ja inimene näeb tulemusi, siis tegelikult selle saavutatud kaalulanguse tagajärjel reeglina tõuseb ka kehaline aktiivsus, ehk siis inimene hakkab rohkem liikuma ja see on pikaajalise kaalulanguse seisukohalt ülioluline ja väga tore, kui need harjumused nagu juurutuvad. Ja erinevad uuringud on näidanud, ma arvan, et tulevikus tuleb veel väga palju neid uuringuid juurde, aga et on näidanud, et ka mikrobioom ehk siis bakterite koostus, mis on soolestikus, saab ka mõjutatud sellisel soodsal viisil, et seega aitab ka sellele kaalulangusele. Aga paraku me ikkagi veel ei mõista nagu 100%, et mis selle kehakaalu languse tagajärjel üleüldse on või mis on selle söömiskäitumise need täpsed regulaatormehhanismid. See on ikkagi natukene, võib meil jääda see teadmata maa siin jumal teab kui kauaks, et me ei saa nagu eeldada täielikku arusaamist üldse selle operatsiooni toimest ja sellest kaalulanguse põhjustest ja siit juba ka võib järeldada seda, et alati me ei saa oodata või eeldada kõikidelt ühesugust kaalulangust või ühesugust edu, et selline individuaalne faktor jääb alati. Ja kui patsiendid küsivad, et milline on kõige parem operatsioon või selline sekkumine, et mida nad peaksid valima, siis tegelikult sellel ei ole üldse sellist väga head vastust, et patsiendile sobiv variant leitakse ikkagi konsultatsiooni käigus ja seal arvestatakse siis patsiendi enda soove, eelnevaid toitumisharjumusi, mis on patsiendile ohutu, seoses ka kaasuvate haigustega, eelnevate operatsioonidega, mida soovitab kirurg või millised on ka kirurgi oskused. Aga ma lühidalt peatun 4 sellisel suhteliselt
erineval protseduuril ja operatsioonil, et lihtsalt natukene nagu illustreerida seda võimalikke variante. Et näiteks maoballoon on näidustatud ravimeetod juba natukene madalama KMI-ga ehk selle kehamassiindeksiga, et seda võib juba kaaluda alates 25-st ja see vähendab selle söödava toidu kogust tegelikult puht mehaaniliselt, aga mõnevõrra seal ka aeglustub see toidu edasiliikumine ehk siis ka see efekt on olemas. Siis viiakse selline pehme silikoonist balloonikene sinna makku endoskoobiga või tänapäeval saab seda juba ka ise niimoodi alla neelata ja seal maos täidetakse seda steriilse vedelikuga ja sealt edasi ta ei liigu, et ta seal ulbib seal maos ja avaldab oma toimet siis kas 6 kuud või 12 kuud, kuidas nagu on see valik tehtud. See on suhteliselt väikeste tüsistuste ohuga ja selline lihtne protseduur. Siis on olemas ka maapael ehk siis see maapantaaž. Kui see on juba nagu selline kirurgiline protseduur, aga siin ka samamoodi mitte midagi ära ei lõigata, et on selline piirav, ta piirab selle söödava toidu kogust, et mao ülaosa ümber pannakse see paelakene ja täidetakse sellise meditsiinilise vedelikuga ja selle maapaela teeb eriliseks asjaolu, et seda toidu läbivust saab kohandada vastavalt vajadusele sellise väikse portsüsteemi abil. Siis bypass operatsioon või maast mööda juhtiv operatsioon on hästi kaua olnud teostusel ja see on üle 40 aasta, ehk siis seda on hästi palju uuritud, selle toime on hästi teada, selle võib-olla ka sellised probleemid, sellega seonduvad probleemid on uuritud ja hästi lahendatavad ja kaalulangus on sellel reeglina hea. Siin moodustatakse mao ülaosast pisikene maakene ja peensoole algusosa jääb üldse nagu seedesüsteemist välja. Siis on sleeve operatsioon ehk operatsioon, mille käigus eemaldatakse siis laparoskoopilise lõikusega selline mao suure kõveriku osa, jättes alles ainult selline peenikene toru ehk sleeve ehk varukas nii-öelda. Ja suurema osa maost eemaldatakse jäädavalt ja selle operatsiooni puhul endine anatoomia ei ole taastatav. Siin ilmselgelt on siis mitu mehhanismi ka mängus, et siin on samamoodi, kuna see suur osa maost on eemaldatud, siis hormonaalne olukord muutub ja ka see toidumahtuvus, aga samas ikkagi säilib see nagu seedetrakti selline tavapärane anatoomia mõnes mõttes. Pikaajaline kaalulangus on samuti sellel operatsioonil väga hea. Ja selle Eestis teostatud bariaatriliste operatsioonide arv on tegelikult stabiliseerunud nii umbes 700-800 vahel. Seega me võime öelda, et meil on üsna hea kogemus Eestis olemas ja ikkagi päris pikka ajalugu ka. Ja bariaatrilise kirurgia kaalumisele peaks alati eelnema siiski selline eelnev katsetus kaotada seda ülekaalu või siis seda rasvumust ravida ka konservatiivsete vahenditega ja raviga, sest et ka see on võimalik, aga tõenäoliselt on see veidi lihtsam, kui on kaasatud ka spetsialisti abi või seda tehakse teadlikult ja oskuslikult. Ja kindlasti on ülioluline teada, et see bariaatriline kirurgia ei ole nagu mingi lihtne väljapääs, et see eeldab ikkagi seda, et patsient on selleks ette valmistatud, ta on ennast nagu pidevalt nagu täiendab neid teadmisi, ta käib nende vastuvõttudel, teda on jälgitud ja ainult nii saab see kaalulangus ollagi nagu pikaajaliselt edukas, et patsient peab aru saama, et see tema enda roll on seal väga-väga suur, et me anname talle mingi tööriista, aga siiski selle töö peab ära tegema tema ise. Jah, et jätkangi siit selle Anni mõtte pealt, et kui me mõtleme selle rasvumise või ülekaalu nagu käsitlusele, siis tegelikult sellel on nii-öelda etapid ja esimene etapp ongi see elustiili sekkumine või selle kohta öeldakse konservatiivne ravi, mis siis puudutabki nagu erinevaid muutuseid nii toitumises, liikumises kui ka söömiskäitumises. Järgmine etapp on see,
sinna elustiili muutuste juurde lisatakse rasvumisvastased ravimid ja kui nende puhul me ei ole näinud seda tulemust, mida me sooviksime, et siis alles me kaalume bariaatrilist kirurgiat või siis ehk neid maavähendusoperatsioone. Aga sellegipoolest, et isegi kui inimene läheb ja otsustab, et bariaatriline kirurgia on tema jaoks õige, kuna eelnevad sekkumised ei ole andnud tulemust, see ei tähenda tõesti, et bariaatriline kirurgia on selline mingisugune hõbekuul, et see operatsioon ise teeb inimese ees kõik ära. Et nii nagu Annika mainis, et ükskõik, kas on maapalloon, sleeve, on bypass, nad kõik on ainult tööriistad, mis aitavad toetada, et need muutused aitab toetada seda muutuste loomist ja ka aitab siis seda kaalulangust soodustada. Ehk siis, kui me räägime bariaatrilisest kirurgiast, me ka tegelikult räägime sellest elustiili sekkumisest, sest bariaatrilise kirurgia juurde käib ikkagi seesama toitumise muutmine, füüsilise aktiivsuse muutumine ja ka tegelikult erinevad käitumislikud sekkumised, et tagada, et need muutused, mida inimene loob, on püsivad, ehk siis selleks, et see kaal, mis langeb, et see madal kaal ka püsiks, eks ole, nagu aastaid pärast operatsiooni. Ja kui teil tekib mõte, et kuidas selleks operatsiooniks valmistuda või mis need eeldused on, et nii nagu Anni mainis, et kehamassi-indeksit vaatame, kas inimesel on kaasuvaid haiguseid ja samuti kirurg hindab seda, et kuivõrd koostööaldis, eks ole, patsient on. Aga mis puudutab selleks, et te olete näiteks kirurgiga kokku saanud, teil on juba mingi operatsiooni kuupäev paigas, et mis puudutab seda ettevalmistust, siis siin tegelikult ei ole midagi sellist suurejoonelist, et kõige tähtsam on see, et ikkagi ennast viia selle teemaga kurssi. Ehk siis aru saada, milline operatsioonitüüp on kirurgi poolt teile soovitatud, samuti lugeda erinevaid materjale, mida siis bariaatria meeskond teile on saatnud ja ka lugeda, eks ole, internetist erinevaid blogisid, osaleda või ühineda erinevate Facebooki gruppidega, et näha ka, mis on teiste inimeste kogemused. Aga looks, et igasugune asi, mida me internetist loeme, peaks natuke kriitiliselt sellesse suhtuma, sellepärast, et kuigi see operatsioon võib olla üks, eks ole, et selle inimese tehti sleeve, tegelikult iga inimese teekond pärast seda operatsiooni on üsna erinev. Ja mida me samuti oma praktikas näeme, et need inimesed, kes harivad ennast sellel bariaatria teemal, et tegelikult pärast operatsiooni neil on see taastumine on sujuvam või kergem ja samuti, kui neid tekibki mingisuguseid probleeme või mingi operatsioonist tulenevad kõrvaltoimed, siis enamasti need on leebemad ja samuti need lahenevad kiiremini. Lisaks sellele, et seda teemat ennast kurssi viia, tuleb ka natuke oma sellist mõtlemist muuta, eks tegelikult tuleb olla valmis püsivateks muutusteks. Et olles siin võib-olla teinud dieete, on harjutud sellega, et ma pean dieeti võib-olla 4 nädalat või 6 kuud või aasta aega ja siis see justkui on läbi ja see kaal on kätte saadud. Aga bariaatriline operatsioon ikka eeldab seda, et inimesel on pühendumus ja soov oma elustiili püsivalt muuta. Sest nii nagu ka Anni siin sissejuhatuses mainis, et rasvumine on krooniline haigus ja krooniline haigus on ikkagi see, mis kestab, eks ole, eluaeg, mis tõttu siis sellega peab ka elu lõpuni tegelema. Ja samuti üks mõte, mida tasub meeles pidada, on ka see, et lihtsalt väga detailne, aga lisaks sellele, et on püsivad muutused elustiilis, tegelikult peab arvestama sellega, et elu lõpuni peab võtma toidulisandeid. Sest patsiendid või inimesed, kes teevad seda bariaatrilist operatsiooni, et tegelikult nemad on kõrgemas vitamiinide ja mineraalainete vaeguste selles tekke riskigrupis ja sagedasti nähtakse seda, et kui neid toidulisandid ei võeta, et siis ikka kipuvad kas D-vitamiin või raud või B12 madalamaks minema. Ehk siis peab olema teadlik sellest, et igapäevaselt tuleb võtta toidulisandeid ja see toidulisandite võtmine on ju ka tegelikult kaasnev rahaline kulu. Üks mõte veel, mida ma praktikas aeg-ajalt olen kohanud, et see, et kuidagi seda enne kui operatsioonile minnakse, et justkui on sellise
nagu viimase pühasööma aja sihuke mentaliteet, ehk siis enne mingi kuu aega enne operatsiooni süüakse erinevaid rikkalikke toite, vähem tegeletakse füüsilise aktiivsusega, et kuidagi on see mentaliteet, et kui operatsioon on ära, et siis ma hakkan liikuma, kui operatsioon on ära, siis ma hakkan oma toitumist muutma. Jällegi, tegelikult edukamad on need patsiendid, kes juba varakult hakkavad uusi harjumusi sisse tooma, sest pärast operatsiooni on niivõrd mitu asja, mis on nagu muutunud, eks ole, muutunud see, kuidas saate vedelikke tarbida, peate mõtlema söömistempo peale, peate mõtlema oma toidukordade nagu regulaarsuse peale. Ja väga kasuks tuleb see, kui juba enne operatsiooni hakatakse teatud neid praktikaid või neid vajalikke nagu tegevusi harjutama. Ja üks asi, mis ma veel mainin ära, et kuidas valmistuda operatsiooniks teemal, on ka see, et aeg-ajalt on vaja ka teha pre-op dieeti, et see pre-opi dieedi vajadus ja kestvus oleneb inimese kehamassi-indeksist. Aga kui see on vajalik, siis see tegelikult, ütleme, enamike inimeste jaoks ei ole olnud nagu raske, sest paljudel on juba selline dieedipidamise kogemus olemas. Et see pre-op dieet, kui selline lühiajaline dieet, tavaliselt maksimum nädal aega, ja see kujutab endast seda, et 3 korda päevas peab jooma sükest valgurikast toidukorra asendajat ja üks seine on natuke kergem eine, mis sisaldab siis mingisugust valguallikat, kas siis linnuliha või kala ja näiteks mingit köögivilja. Ja selle pre-op dieedi idee ei ole isegi niivõrd nagu kaalulangus, vaid tähtis ongi see, et kui meil on valgurikkam dieet ja kus on vähem süsivesikuid, siis see aitab tegelikult vähendada neid maksamõõtmeid ja see samuti aitab vähendada seda kõhuõõne sisest rasva. Ehk siis tegelikult tänu sellele on kirurgil tehniliselt lihtsam operatsiooni teha. Ehk siis selle pre-opi dieet ei ole niivõrd kaalulangus, vaid just see, et oleks need maksamõõtmed natuke läks väiksemaks ja vähendada seda kõhuõõne sisest rasva. Ja kui liikuda selle juurde, et mida oodata pärast operatsiooni, ütleme, et kui me mõtleme sellise tervisliku toitumise peale ja mis on need tavapärase konservatiivse või sellise elustiili sekkumise soovitused, siis sellest kõige rohkem erineb see esimene kuu, sest esimesel kuul see on väga tähtis, et tuleb järgida millist toidutekstuuri te tarbite ja mis perioodil. Et esimesel 2 nädalal tavaliselt tohib tarbida ainult seda püree tekstuuriga toite, ehk siis kõik toidud, mis on tükivabad. 3. ja 4. nädalal võib liikuda sellise pehme tekstuuriga toitude juurde ja siis 1 kuu pärast operatsiooni saab hakata minna sujuvalt üle tavapärase tekstuuriga toitude juurde. Ja see esimese kuu need muudetud toidutekstuuriga toidud on tähtsad sellepärast, et tagada selline nagu sujuv taastumine operatsioonist ja samuti see annab ka võimaluse õppida nagu tundma oma sellist uut pisemat magu. Kui mõelda selle peale, et kui 1 kuu on nagu möödas sellest operatsioonist ja rohkem, ütleme, nagu me mõtleme natuke sellisele juba pikemaajalistele soovitustele, siis siin puhuselt, et siin on üks illustratsioon, mis nagu väga hästi annab ülevaate nendest peamistest soovitustest. Loogiliselt need detaile tegelikult, mida me nõustamise ajal nagu läbi käime, on kordades rohkem, aga kuna täna meil ei ole väga palju aega teiega, et selline tund aega on nagu planeeritud, ja lõpus me tahame ka teie küsimustele vastata, et siis ma ainult hästi nagu ülevaatlikult annan sellised peamised soovitused teile nagu edasi. Et pärast bariaatrist operatsiooni, et tegelikult üks kõige selliseid olulisemaid asju, mida me hästi palju rõhutame enda nagu patsientidele, ongi see söömisharjumuste, justkui nagu söömistehnikate muutus. Mida on tähtis teha, on see, et päevas peaks sööma 3 korda päevas vähemalt, nagu ja teine peaks olema üsna nagu tasakaalustatud. Ja kui ollakse natuke aktiivsem, siis võib juurde panna sinna 1-2, eks ole, vahepala. Ja miks see regulaarne söömismuster on väga tähtis, on see, et see aitab paremini kontrollida sellist nagu näksimisharjumust.
sest kui me mõtleme selle mao vähendusoperatsiooni peale, siis üks meetod, kuidas see toetab seda kaalulangust, ongi see, et tal on mehaaniline nagu piirang, kui palju te korraga saate mingit toitu süüa. Aga kui on sellised harjumused inimestel, et nad söövad korraga vähe, aga hästi nagu sagedasti, siis tegelikult päeva lõpuks see toidu kogus ja sellest saadav kilokalorite arv võib olla niivõrd kõrge, et tegelikult ei nähta seda soovitud kaalulangust või isegi teatud hetkedel võib see kaal hakata selle tõttu nagu tõusma. Et siis nagu justkui, eks ole, süüakse sellest väikse mao piirangust nagu ümber, et see väike magu ei täida oma efekti, sellepärast, et süüakse, eks ole, nagu nii sagedasti. Siis korraks mainin ka seda toiduportsjonite nii-öelda suurusi, et esimestel nädalatel see toiduportsjon pigem on nagu üsna nagu väike, aga ajaga ta jälle nagu kasvab, aga see toiduportsjon ei tohiks minna suuremaks kui kuskil 200 kuni 250 grammi. Et siin on osad nagu pildid välja toodud, et väga sellised nagu reklaamist tulnud pildid, et väga päris elu nii täiuslik ei ole, aga lihtsalt, et teile nagu näidata, et mis see selline visuaalselt see kogus on, et see võib olla täitsa nagu üks muna, paari viilu singiga ja kuskil 2 supilisekat mingit kaunvilja ja natuke pähklid, et saada neid kasulikke rasvasid. Aga mida me ka jällegi rõhutame on see, et kuigi jah, me teame, et see kogus on see kuskil 200–250 grammi, siis tegelikult number üks asi, mis määrab selle nii-öelda toiduportsjoni suuruse, on ikkagi see sisemine regulatsioon. Ehk siis väga tähtis on pärast operatsiooni hakata tajuma seda täiskohutunde tekkimist. Sellepärast, et see täiskohutunne on ka, ütleme jällegi samamoodi, kui me õpime see täiskohutunde tajumise ära, siis see ka pikaajaselt aitab meil toetada seda, et ei oleks sellist nii-öelda ülesöömist, ehk see aitab toetada seda pikaajalist madalama kaalu püsimist. Ja mis on jällegi siuke hea nipp, et kuidas paremini tajuda oma seda nii-öelda täiskohutunnet, on see, et peab sööma aeglaselt, ehk siis toitu peab põhjalikult närima. Aga see aeglane söömine ei ole mitte ainult sellepärast, et see täiskohutunnet paremini tajuda, vaid mida me ka näeme, on see, et need patsiendid, kes söövad pärast operatsiooni väga kiiresti, siis sagedasti kipub olema niimoodi, et nad neelavad alla suurema tüki, mis tõttu neil tekib selline nagu takistuse tunne siia rinnaku piirkonda. Samuti nad kirjeldavad rohkem, et neid ajab see toit justkui nagu iiveldama ja mingitel hetkedel võib ka isegi nagu valu tekkida. Et tegelikult see toidu põhjalik närimine ja see aeglasem söömine on ka meetod, kuidas ennetada väga palju ebameeldivaid sümptomeid pärast seda operatsiooni. Ja kui liikuda nüüd nendest sellistest söömistehnikatest ja söömise harjumustest selle toiduvalikute juurde, mis on siis püramiidi selline tükike püramiidi selle joonise peal, siis siin ma mainiks ära, et mida me alati ajame taga nagu Aame kirikus on valk ja valguga on niimoodi, et see iga toidukord, mis pärast operatsiooni on, see peaks sisaldama valku ja seal on mitu põhjust, sest nii nagu Anni mainis, kui me kaotame kehakaalu, siis see ei ole ainult rasvamassi arvelt, see on ka lihasmassi arvelt, aga lihasmass on miski, mida me tahame, eks ole, hoida, kuna see hoiab meie nagu jõudlust üleval, aga samuti on ka see, et lihasmass on metaboolselt aktiivsem, ehk siis meie põhiaine vahetuse energiakulu on kõrgem, kui meil on rohkem lihast, ehk siis samuti see aitab ka jällegi tagada seda, et see kaalu püsimine on kergem. Lisaks valgule on ka väga tähtis, et igapäevaselt ja võib isegi öelda, et igas heines oleks olemas köögivilju või puuvilju või marju, sest need on olulised vitamiinide, mineraalainete, kiudainete, antioksüdantide, eks ole, allikad meile. Kui me mõtleme teraviljatoodete peale, siis need otseselt ei ole keelatud, aga need peaks piirama ja eelistama ikkagi peaks selliseid rohkem nagu täisteratooteid, aga siin ma tuletan meelde, et see on esimene kuu pärast operatsiooni, eks ole. Ja räägid seal täisteratoodetest, et mis üldiselt tekitab väga palju probleeme enamikele patsientidele on, kui tarbitakse mingeid riisitoite, pastatoite või nagu saiasi, või nagu saialisi tooteid,
et see tekitab sagedasti sellist raskuse tunnet, iiveduse tunnet. Need küll ei ole nagu keelatud, aga enamasti me soovitame neid võimalikult palju vältida. Ja kui rääkida toitudest, mida piirata, siis ilmselgelt siin on kirjas, eks ole, kõrge rasvasisaldusega toidud ja kõrge lisatud suhkrusisaldusega toidud, mis ilmselgelt on sellised väga toiduenergia tihedad toidud, mistõttu nad võivad ka, ütleme, anda meile liigseid kaloreid, mistõttu see kaal tõuseb, aga näiteks pärast seda bariaatrist operatsiooni väga rasvase toidu söömine tegelikult võib tekitada sellist rasvkoed ehk nagu kõhulahtisust ja väga kõrge lisatud suhkrusisaldusega toitude söömine tegelikult võib tekitada dumping-sündroomi, millesse ma väga detailselt ei lähe, aga idee on selles, et kui süüa mingit maiustust, siis see viskab selle veresuhkru hästi kiiresti ülesse, aga see veresuhkur samamoodi kukub ja sagedasti see kukub alla sellist nagu füsioloogilist normi, eks tekib selline madala veresuhkru episood ja siis see annab omakorda ebameeldivaid sümptomeid. Mida veel tegelikult peab piirama on alkoholi tarbimine, jällegi see alkoholi tarbimine ei ole keelatud, aga me väga soosime seda, et see tarbimine on minimaalne, mida me küll nagu keelame, mis on reaalselt võib-olla üks toiduaine, mis on täiesti, peaks olema nagu, peab täitsa menüüst välja jätma, ongi igasugused karboniseeritud joogid, sealhulgas ka karboniseeritud veed. Ja kui tulla tagasi jälle selle püramiidi sinna põhja, kui me rääkisime toiduvalikutest, et peame keskenduma valgule, veenduma, et igapäevaselt on köögivilja, olema teadlikud oma teraviljatoitude valikust, siis jällegi, mida ei tohi unustada, on igapäevased toidulisandid, et pärast bariaatrist operatsiooni ja siin puhul ma räägin täpselt sellest sliivist ja paidessist ja mitte niivõrd palju balloonist, et pärast bariaatrist operatsiooni peab juurde võtma kaltsiumit ja vitamiin D-d, rauda, B12 ja multivitamiini. Et tegelikult see on päevas kokku võib-olla 4-5-6 tabletti, mis jällegi on jube raske harjumus, mida endale nagu luua, aga õnneks on nüüd Eesti turuga saadavad maovähendusoperatsiooni spetsiifilised toidulisandid, ehk siis tegelikult piisab ühest kapslist ja peab juurde võtma kaltsiumit. Et need 2 kapslit on kordades lihtsamad, eks ole, kui võtta jälle mingisugune 5-6. Et tegelikult see on ka muutnud seda toidulisandite võtmist kordades lihtsamaks. Samuti ei tohiks ära unustada seda regulaarset liikumist ja miks see liikumine on tähtis, on see sellepärast, et koos piisava valgu tarbimisega aitab liikumine tagada ka lihasmassi paremat säilimist. Ja pluss on ka see, et igasugune liikumine tegelikult ka pikaajaselt mõjutab väga palju üleüldist nagu vaimset heaolu ja elukvaliteeti, eks ole, laiemalt. Ja lõpetuseks mainin ka selle vedeliku tarbimise ära puhtalt sellepärast, et see on ka üks nagu raskemaid harjumusi, mida omaks võtta, sellepärast, et pärast bariaatrist operatsiooni ei tohi samaaegselt juua ja süüa, ehk siis peab ootama 20 minutit ennem ja 20 minutit pärast toidukorda ja siis alles tohib nagu juua. Et me sagedasti näeme, et see on selline raske harjumus, mida inimestel peavad reaalselt panema endale meeldetuletused, et millal nagu vedelikku tarbida ja samuti on ka see, et kuna vähenenud on ju mao mahutuvus, et korraga ei saa palju süüa, siis sama asi on ka vedelikega, et korraga ei saa ka palju juua. Seega tegelikult see päevaga on alguses üsna tihe, et kui ei ole toidukorda, et siis nagu nende toidukordade vahel peaks, eks ole, vedelikke nagu tarbima. Ja see vedeliku kogus on minimaalselt 1,2 liitrit päevas ja põhjus, miks see on kõrgem, kui on näiteks tervislikes toitumise soovitustes, on ka see, et kuna pärast operatsiooni on toidukogused väiksemad ja rohkem on neid valgurikkaid toite, siis tegelikult ei saa enam ka toidus seda vett niivõrd palju, mistõttu inimene peab ise veenduma, et ta joob seda vett lisaks. Nii et jah, et see oli, ma ütlesin küll, et ma teen lühidalt ülevaate, aga vist ikka läksin väga detailidesse, aga jällegi ongi see, et see on ka osa ettevalmistuseks, et saate nagu infot juurde, et mida siis oodata pärast operatsiooni. Aga nüüd Anni natuke räägib võimalikest probleemidest pärast operatsiooni. Jah, et neid igasuguseid probleeme võib ikkagi ette tulla
ja kui vaadata neid nagu enamlevinud probleeme, siis võibki need jaotada 2 või isegi 3, et võib-olla selline esimene probleemide võimalus tekibki kohe pärast operatsiooni ja see on selline varane postoperatiivne periood, kui pigem on seal tõenäoliselt tegu mingite kirurgiliste probleemidega, millel me nagu pikalt ei peatu ja mitte, et need mingid väga sagedased asjad oleks, seda mitte. Aga need ülejäänud probleemid võib jaotada nagu 2, et ühed on need probleemid, mida me saame mõjutada suhteliselt kergelt või sellist, me teame täpselt, mida teha, et nagu leida nendele lahendusi, nendele probleemidele. Näiteks, et see on ikkagi normaalne, et mõnevõrra tekib mingisugune seedetegevuse muutus või niisugune kerge häirumine, siis me katsume leida erinevaid lahendusi, kuidas seda nii-öelda paika timmida või reguleerida, et selline kõhulahtisus, kõhukinnisus, natukene iiveldust, et see on kõik nagu normaalne ja oodatav. Ja sellised nagu välditavad probleemid, iivelduse, oksendamise, dumping, sündroomi, kõrvetiste näol, et siin me selleks nagu olemegi, et me saame siis ka juhendada patsiente nendele probleemidele lahendusi leidma. Aga teatud probleemid on sellised mõnes mõttes nagu paratamatud, et näiteks liigse naha ülejääk või juuste väljalangemine just selle ägedama kaalulanguse perioodil, isegi selline teatav väsimus, et need on nagu asjad, mida me ei saa alati nagu täielikult vältida või ka liiga hästi nii-öelda leevendada. Eks me üritame, aga jah, et siis neid probleeme ikka tuleb ette ja ma arvan, et ei tasu nendele probleemidele nagu liiga palju keskenduda enne, kui midagi on nagu tekkinud, et siis tegeleda nagu jooksvalt nendega, sest et need on ka individuaalsed ja kui võib-olla sõbranna tegi täpselt samal päeval täpselt sama operatsiooni ja seda teostas täpselt sama kirurg, siis need probleemid võivad olla ka täiesti erinevad inimeseti, et seda ei tea kunagi ette. Aga siis õnneks on meil olemas sellised nagu vahendid ja teadmised enam-vähem, kuidas nende probleemidega hakkama saada ja siis nad on ikkagi laias laastus nagu mööduvad. Ja selle tõttu igal juhul tasub hästi tõsiselt võtta neid operatsioonilt kaasa saadud soovitusi ja tasub ise lisaks lugeda ja ennast harida. Ja ikkagi, kui on tekkinud mingisugused probleemid, siis võimalikult varakult nagu kaasata selle ravimeeskonna abi endale või luua mingi kontakt selle ravimeeskonnaga, et hiljem, kui nad on nagu natukene käest ära juba läinud need probleemid, siis on need nagu palju keerulisem hakata korrigeerima, et parem siis juba võimalikult varakult jaole saada. Ja üks selline võib-olla probleem, mis ka sagedasti tekib, on operatsiooni järgne kaalutõus. Et mis puudutab üldse operatsiooni järgset kaalulangust, et siin tegelikult ei ole mitte mingisugust ennustavat trendi, et me saaksime täpselt öelda, et selles kuus läheb nii mitu kilogrammi nädalas. Et jällegi inimesed on nii individuaalsed, ja seda nagu ei saa ette ennustada ja väga tavaline on see, et kaalulangusperiood vaheldub sellise kaalu nagu platooperioodiga, kus kaas, eks ole, nagu ei püsib mingi kindlal numbril. Ja ka see, et kui vahest kuuldakse, et keegi langetas on ju 50 kilogrammi ja keegi langetas 15 kilogrammi, sagedasti need suured erinevused tegelikult olenevad ka sellest, et mis oli inimese nagu algkaal, et mida kõrgem on see kehakaal enam operatsiooni, tavaliselt seda suurem on ka need kaalulangusnumbrid pärast operatsiooni. Ja mida veel selle kaalu koha pealt nagu mainida ära, et tegelikult on täiesti eeldatav ja normaalne, et kuskil circa 2 aastat pärast operatsiooni pea pooltel patsientidel kaal nagu tõuseb. Et sellest madalamas kaalus, mis tal on kuskil niimoodi 8–10% see kaal võib nagu tõusta. Ja see pigem peegeldab seda, et keha üritab leida oma sellist tasakaalu nagu punkti. Aga kui me mõtleme selle peale, et mis on see, mis aitab tagada meil pikemalt sellise püsiva kaalulanguse, ehk siis see kaal langeb ja see madalam kaal, eks ole, püsib.
siis loogiliselt väga suur roll on nendel ümberõpitud söömis- ja liikumisharjumustel. Et jällegi seesama arusaamine, et bariaatriline operatsioon on tööriist, mis toetab kaalu langetamist, aga seesama, et see enda pühendumus muuta elustiili on see, mis toetab seda edukat kehakaalu langust ja kaalu, hoidmist. Ja vältida ka seda, et mida rohkem aega läheb operatsioonist mööda, et võib tekkida see moment, et inimesed hakkavad tagasi pöörduma vanade harjumuste poole. Olla ka sellest teadlik, et vanad harjumused võivad tagasi hakata tulema. Kui vaadata erinevaid teadusuuringuid, siis need järgmised 3 tegurit, see täiskuutunde tajumine, millest ma rääkisin, et on see sisemine regulatsioon, mis määrab selle, kui suure koguse toit ära süüa. Seesama, et on see regulaarne söömismuster ja ei ole seda näksimist ja enesemonitooring, ehk siis kasutatakse erinevaid vahendid, et hinnata oma liikumisaktiivsust, et käekell, loeb samme, samuti aeg-ajalt võib-olla kasutatakse mingit rakendust, et näha, palju kalorit tarbitakse päeva jooksul ja ka tegelikult regulaarne kaalumine tuleb kasuks, aga kui me räägime sellest kaalumisest, siis me ikkagi ei mõtle siin igapäevast kaalumist. Igapäevast kaalumist, vaid pigem on ikkagi see, et korra võib-olla nädalas kaalu, et lihtsalt näha, et mis see kaalu liikumise trend on. Mis on veel olulised mõtted, on ka see, et mida rohkem aega läheb sest operatsioonist mööda, seda enam võib-olla kerkivad esile need muud elus olevad probleemid ja mingid stressifaktorid. Et kui tegelikult mõelda selle peale, et mis on need põhjused söömiseks ja kui te leiate, et te sööte sagedasti sellepärast, et oma mingisuguseid negatiivseid emotsioone tuimestada, siis tegelikult see emotsionaalne söömine ka miski, mis vajaks edasist tegelemist ja sel puhul me soovitame ikkagi ka psühholoogi juurest abi kutsuda või abi paluda, sest mis puudutab ka seda bariaatrist operatsioonist, tegelikult tegu on ikkagi seedetrakti kirurgiaga ja mitte ajukirurgiaga, ehk siis ikkagi sellised emotsionaalse söömise harjumus ikkagi jääb ka pärast operatsiooni, aga tähtis ongi see, et sellega tuleb tegeleda. Kuna stress on väga tugev lüliti söömiseks, siis kindlasti ka mõned erinevate stressi maandamise meetodite peale. Ja ka tegelikult tagada see, et ka see mõtteviis muutub, et sagedasti, mis me jällegi näeme, on seesama, et kuna inimene on pidanud dieeti, kaal langeb, siis see kaal tuleb juurde, et pidevalt on jootanud ja hästi kuidagi pettunud selles, et ta ei saagi püsivalt kaalu langetada, et selline minnalaskmismeeleolu on väga lihtne tekkima, aga siin tulebki pärast seda bariaatrist operatsiooni tulebki aru saada, et see on elustiili muutus ja mitte kellegi elud ei ole täiuslikud, et kui toitumises midagi läks natuke nihu, siis on tähtis just see, et järgmisel toidukorral teha neid kasulikemaid valikuid ja lihtsalt peegeldada, et mis oli see põhjus, miks siis selles hetkes ei õnnestunud see võib-olla kasulikum toiduvalik. Ja mis on ka tegelikult täitsa teaduslikult tõendatud, et on ka näidatud, et need patsiendid, kes käivad regulaarselt oma bariaatria meeskonna vastuvõttudel, et tegelikult nende see kehakaalu langus on ka, nad on edukamad siis selle kehakaalu langusega seoses, et kui me räägime ka sellest bariaatrilisest kirurgiast, siis see ei ole ainult see operatsioon, vaid põhjusega on need konsultatsioonid pärast seda operatsiooni, sellepärast, et need konsultatsioonid aitavad toetada, et võimalikud kõrvatoimed leiavad kiiret leevendust, et võimalikud takistused selleks edukaks kaalu langetamiseks saavad, käsitletud, et nõustajate eesmärk ei ole kedagi hurjutada või kuidagi hinnanguid anda, kui see kaalu langetamine võib-olla ei õnnestu nii hästi, vaid vastupidi, et meie eesmärk ongi patsiendi toetada, et see tulemus oleks võimalikult hea ja et oleks ikkagi edukas see pikaajalisem kaalulangus. Ja see bariaatriline kirurgia ongi tänapäeval väga selline tõhus ja kestva toimega rasvumise ravimeetod, aga
patsiendid peavad pärast operatsiooni arvestama nagu sellise eluaegse jälgimise ja defitsiitide ennetamise profülaktikaga. Ja selleks ongi tegelikult ikkagi välja töötatud selline patsiendi jälgimise või käsitluse ajatelg. See on süsteem ja see patsiendi jälgimine on süstemaatiline ja kõikides nendes erinevates ajaetappides võiks patsientidel olla ka ikkagi kontakt selle operatsiooni teostanud keskusega ja selle parema tulemuse saavutamiseks ongi mõistlik ka endale nagu valida sellise piisava kirurgilise mahuga või oskusteabega keskus üleüldse, et kus see operatsioon teostada. Et siis toimub ka see süstemaatiline jälgimine ja selline mitmekesine abi, kui seda peaks vaja olema. Et see ülekaalulisuse ja rasvumisega seonduvad nagu terviseprobleemid tegelikult ei piirdu ainult nagu näiteks mingisuguse süda- ja veresoonkonna haigused, eks ju, vähirisk või diabeet, mis kõigile nagu teadaolevalt on nagu sellised ülekaaluohud, aga siin tegelikult on väga oluline ka inimese vaimne tervis või üldse, kui on juttu rasvumisest, siis kogu see stigma selle ümber võib-olla on inimesele juba eelnevalt põhjustanud selliseid enesehinnangu probleeme, mingisugused ärevushäireid, depressiooni, ka erinevaid toitumishäireid. Et siis meie ka pakume tegelikult võimalust psühholoogilist tuge saada. Üks asi on toitumine ja üks asi on see kirurgiline pool, aga ei tasu jätta nagu tahaplaanile seda enda vaimset tervist, et siis ka sellele tasub nagu tähelepanu pöörata. Ja kui see bariaatriline lõikus on ette võetud, siis kui kasutada ka kõiki neid pakutud vahendeid ja võimalusi, siis ta on ikkagi selline nagu kulutõhus ravimeetod ja selline pikaajaline rahulolu patsientidel on päris kõrge, aga mõnes mõttes ma arvan, see rahulolu sõltub ka sellest, et mis on nende patsientide sellised esialgsed nagu ootused, et kui patsient ikkagi saab täielikult aru, et miks ta seda operatsiooni teeb ja et seal on ka sellised kasulikud tervisemõjud, mitte ainult see väljanägemine, et need ootused on nagu realistlikud ja et liiga palju ei võrrelda ennast võib-olla teistega, siis need ootused nagu saavad ka täidetud ja seega see rahulolu ja see õnnetunne pärast seda operatsiooni on kindlasti kõrgem, et selles mõttes tasub seda asjaga nagu realistlikult võtta. Ja ma arvan, et me oleme valmis, kui teil on mingeid küsimusi tekkinud. Aitäh, et kuulasite ja me näeme küll, et on küsimusi tekkinud. Ja mina võib-olla loeksin siit mõned edasi. Vahepeal on küsitud ka sellist küsimust, et kas loengut on võimalik järele kuulata. Jah, me paneme tänase webinari üles ka oma YouTube'i keskkonda ja kommunikeerime sellest ka oma sotsiaalmeediakanalitel, nii et tasub silma peal hoida, et peagi see tekib ka sinna, kes nüüd tuli kuskilt poole pealt, aga tahaks ka algust kuulda. Aga ma võib-olla vaataks siia alguse poole, et hakkame järjest minema. Selline küsimus, kas kõigil kaovad isu ja nälg ära? Ma olen kuulnud, et osadel ei kao. No, see on jah niisugune suhteliselt individuaalne, et esiteks oleneb natukene sellest operatsiooni tüübist ja sellest sekkumise tüübist, mida on tehtud, et on nagu sellised radikaalsemaid variante ja on ka mitte. Ja kui on tekkinud selline probleem, et näiteks mingid väga kummalised isud hakkavad tekkima või siis ei teki seda täiskõhutunnet, siis tasubki ühendust võtta selle toitumisspetsialistiga, kes on seal keskuses ja kindlasti pidada ka toitumispäevikut või enesemonitoorimisega tegeleda ja siis edastada see info meile, et siis me saame nagu analüüsida, et milles võib olla küsimus ja see selline maitseeelistuste muutumine või toidueelistuste muutumine, see näljatunde tekke, see on natukene nagu võimendunud erinevalt maailma patsientidel. Ja lisaks lihtsalt tulles tagasi ka kõige väga fundamentaalse asja juurde on ka see, et ikkagi on olemas selline füsioloogiline näljatunne ja olemas nagu hedooniline söögiisu, ehk siis tegelikult ka sagedasti me tahame midagi või meil isutab midagi sellepärast, et see on keskkonnas olemas, see toit, eks ole, kuigi tegelikult kõht ei ole tühi ja samuti seesama emotsionaalne söömine, sagedasti aetakse nagu et selle isu põhjus aetakse segi nagu näljaga, et mõetakse, et mul on nälg, et justkui isu pole väiksem, aga tegelikult on mingi emotsionaalne vajadus selle toidu kui lohutava faktori järgi.
Nii, ma võtan kohe järgmise küsimuse siit. Kui mul on toiduallergiad, kas need sümptomid pärast operatsiooni kaovad? Et kui me räägime toiduallergiatest, et mis on siis nagu immuunsüsteemi vahendatud, et näiteks on munavalguallergia või on lehmapiimavalguallergia, siis vastus on ei, sest tegelikult on tegu täiesti teise nagu organsüsteemiga, et immuunsüsteemi vahendatud toiduallergiad ei kao ära pärast operatsiooni. Nii, siis räägitakse kogemust, kuidas tehti bypass operatsioon 2011. aastal. Operatsiooni hetkel oli kaal 130 kilo ja kaal jäi 97 kilo juures seisma. Nüüd on kaal tõusnud taas 110 kilogrammini. Kas võiks anda talle mõne toitumissoovituse? Et võib-olla need samad mõtted, millest me rääkisime, et natuke hinnata sellist oma söömise regulaarsust, et kas äkki on mingisugused sellised vahepalad või mingid näksitoidud, mis nagu ütleme liiga sagedasti seda söömist. Samuti vaadata just üle ka see, et kas ja kui tasakaalustatud seine on, et ikkagi veendud, et igapäevaselt on mingisugune iga toidukord on mingisugune valguallikas, köögivili, puuvili, marjad, eks ole. Samuti mõte on ka selles, et kas äkki kui palju kaloreid saab vedelikest, et kas on äkki mingid maitseveed, mida tarbitakse või jootakse piima või keefrit. Et need on juba sellised 3 kõige sagedasemat põhjus, miks see kaal ei pruugi langeda või on mingis hetkes nagu tõusnud, aga sama mõte ka, et tegelikult peegeldada ka seda, et kui palju on sellist emotsionaalset söömist. Sest ütleme, selle info pealt on nagu väga raske midagi head ja individuaalselt sulle soovitada, kuna tõesti infot on ainult, et on ainult need kaalunumbrid seal. Aga ja tegelikult on ka soovitus selles, et palun pöörduge tagasi oma bariaatri nagu selle meeskonna poole. Nii, järgmine küsimus. Mis koguses peaksid olema B12, raud, kaltsium ja multivitamiinid igapäevaselt? Kui me räägime multivitamiiniga niimoodi, et multivitamiini soovitakse võtta siis 2, tootjapoolne kogus 2 korda, ehk siis kui tootja soovitab 1 multivitamiin kord päevas, siis tuleb pärast bariaatrit ehk siis bypassi ja sliivi võtta 2 tabletti. Kaltsium peab olema seal 900 kuni 1000 milligrammi, soovitavad kaltsiumsitraat, D-vitamiin 100 mikrogrammi, siis raud 50 kuni 100 mikrogrammi, kui olete viljakas eas naine ja kellel võib-olla ka menstruatsioon on niisugune nagu vererohke, et siis rohkem võtta. Ja vitamiin B12 on niimoodi, et kui võtate seda igapäevaselt suukaudselt, siis tegelikult 450 mikrogrammi päevas, aga kui olete süsti kasuks otsustanud, siis on see 1000 mikrogrammi iga 3 kuu tagant lihasesisene süst. Aga nagu ma mainisin, neid bariaatria spetsiifilisi multivitamiine, et neid on ka Eestis saadaval. Neid müüb Surgitek ja need on fit for me, et me pärast kirjutame siia chati võib-olla. Need on nagu natukene erinevalt olenevalt sellest operatsiooni tüübist ka. Jah, et neid vastavad sellele, et kui te lähte sinna Surgiteki e-poodi, et siis vaadake, mis on teie selle operatsiooni tüübile sobilik. Nii, ma vahepeal võtan järgmise küsimuse. Kuidas keha suudab algsest tohutust defitsiidist toimida, kui esimesed nädalad pisikesed kogused vedelat toitu? Kas keha kasutab varusid ja veab ennast selle najal välja? Jah, keha kasutab varusid. Et sellest see kaalulangus tulebki, et kui me ei saa piisavalt toiduenergiat, siis keha hakkab kasutama omaenda rasvavarusid, lihasvalku ja sellest see kaalulangus tulenebki. See on niisugune kontrollitud olukord, nagu et siis ei ole nagu päris selline omal käel teostatud oskamatu tegevus. Nii, järgmine küsimus. Kas neid bakteriaalseid muudatusi soolestikus saaks tekitada ka ilma operatsioonita? Saab küll. Mis siin kasuks tuleb, ongi see, kui piisavalt kiudainet tarbida, ehk siis tõsta oma köögivilja, puuvilja, marjade, täisteratoodete tarbimist, ka fermenteeritud piimatooteid, eks ole, tarbida või isegi fermenteeritud kapseid, nagu kimchi, mis on siin populaarne.
Et tegelikult kiudaineks olen toiduks meie mikrobiotale ja see aitab kaasa sellisele mikrobiota liigirikkusele. Võib ka võtta juurde probiootikume, aga probiootikumite puhul ei ole tegelikult näidustatud, või tähendab, ei ole tõendatud veel seda, et kui me võtame probiootikumid kuu aega, et kui kaua siis selle probiootikumi nagu toime või need bakterid seal nagu jämesooles püsivad. Aga jah, et mis tegelikult ongi natuke selline irooniline, ongi see, et tegelikult need samad toidud, mida me soovitame, on ju kaalulanguse jaoks, ehk siis köögivili, puuviljad, täisteratooted, et tegelikult needsamad toidud aitavad ka seda mikrobiomi meil siis paremasse tasakaalu saada ja nagu liigirikkamaks saada. Aga jah, et see on nagu selline üli-trendikas teema praegu toitumismaailmas väga popp. Et kindlasti selle kohaselt tuleb veel mingi lähiaastatel päris palju infot ka, niisuguseid täpsustusi. Aga väga palju on ka seda nagu fakte ja teadmisi, mida me ei ole veel suutnud aru saada sellest mikrobiomist. Miks on kogu aeg magusa isu, isegi soolasest söögist olen nõus loobuma? See on siuke hea küsimus, et miks on, et... Kas see on pärast operatsiooni? Ei tea. Et siin on palju täpsustavat infot vist vaja. Et sama on see, et vahest see magus toit kui selline või see magus maitse on jällegi mingi asi, mis meie jaoks tekitab sellist, pakub rohkem nagu rahuldust, nii nagu ajule, sest aju jaoks kõik, mis on magusa maitsena, võrdub sellega, et seal on palju kalorid sees ja kui inimene elas veel koopa ajal, siis igasugune asi, mis on magus, tähendab palju kalorid, mis tähendab seda, et ma elan nälja ja paremini üle, kui ma saan selle magusasja ära söödud. Aga teiseks on ka see, et meil tegelikult on ka väga palju sellist õpitud käitumist või õpitud mõtlemist selle maguse ümber, et kui lapsena me nutsime, võib-olla meil anti magusat, on ju, kui me sõime soolast toidu ära, me saime nagu magusat, eks ole, et see magus justkui tundub nagu mingi preemiatoit ja lohutustoit. Et võib-olla natuke seda jälle mõelda enda suhtes, et kas see maguseis on tõesti nagu kogu aeg või tekib mingid teatud nagu hetkedel. Aga ka tegelikult mõelda selle peale, et kui tasakaalus on ülejäänud toidusedel, sest tegelikult kui me ei söö piisavalt tasakaalukat ja me ei saa ka piisavalt, on ju, nagu see toite pakkumine, see muu toite pakkumine nagu rahuldust, siis seda lihtsamalt ka need isud erinevad toitjoogi tekivad. Nii, kui suur peaks olema kaal või kehamassi indeks, et võiksid operatsiooni üldse kaaluda? Kehamassi indeks peab olema üle 35. Jah, ütleme, see ballooni protseduur on selline, mis juba nagu niimoodi nibin-nabin annab natukene seal vaadata, et ka madalama kehamassi indeksiga saab seda protseduuri teha, aga sellist operatsiooni tasub kaaluda seal alates 35. Kas küüntele ja juustele peaks võtma eraldi toidulisandeid juurde, et juuksed välja ei langeks kaalulangetuse ajal? Toidulisandeid on ilmselt juba nagu piisavalt, et seal otseselt nagu sellist mingit väga suurt vajadust ei ole. Midagi nagu saab seal natukene kaasa aidata, ka sellised välised asjad. Aga kõige olulisem on ikkagi see, et see juuste väljalangus ei tule sellepärast, et on mingisugune toitaine vaegus, vaid see juuste väljalangemine on siis keha reaktsioon stressile, ehk siis tegelikult keha jaoks kõik see anesteesia, mis on operatsiooni ajal, operatsiooniks ole ise on ju, see kiire kaalulangus, kõik see on keha jaoks stress, et see on niisugune loomulik nagu loomulik organismi nagu reaktsioon, et need juuksed langevad välja, aga tegu on ajutise väljalangemisega, et niipea kui see kehaga stabiliseerub, inimene tarbib piisavalt valku, võtab neid soovituslikke toidulisandid, siis tegelikult hakkab need juuksed nagu uuesti tagasi kasvama. Mul on bypass op tehtud, kas teil on mõni nipp, kuidas isusid taltsutada? See võib-olla on sama vastus sellele, mis oli siin maguseisu kohta, et mõelda, et kas see on reaalselt nagu nälg või see on see emotsionaalne isu mingi toidu järgi, veendud, et muu see toidusedel on võimalikult nagu tasakaalus. Et need mõtted pigem, et selleks, et natuke paremaid soovitusi anda peab või nagu individuaalselt soovitusi anda peab jälle rohkem detaile teadma. Ja vahel aitab nagu selle isude ohjamist natukene või sellele ohjamisele kaasa natukene ka selline võib-olla selle sõltuvuskäit mingi muu nagu asja asendamine, et kui on mingi teatud situatsioon, kus oleks alati harjunud teatud toite või siis maiustusi või mida iganes sööma, et siis leida see nagu selle mingid asendustegevused, et selline sõltuvust käitumist nagu tasub ka analüüsida enda puhul. Kuidas saaks siis emotsionaalset söömist piirata?
Emotsionaalse söömise piiramisega on tegelikult ongi niimoodi esimene samm on selle äratundmine, et mis on need momendid, kus tekib see vajadus selle nagu söömise järgi ja leida siis selle nii-öelda selle emotsiooni nagu põhjus ja mõelda selle peale, kas on kuidagi võimalik seda emotsiooni või seda põhjust, eks ole, nagu vähendada või täitsa nagu ära likvideerida. Et paljudel on sellised näited, et kui muutsid töökohta natuke, et oli väga stressirikas töö, mis tõttu emotsionaalne söömine, aga niipea kui nagu töökohta muutsid, tegelikult see emotsionaalse söömise vajadus nagu vähenes. Ja samuti strateegiad, mida kasutatakse, on ka need samad asendustegevuste nagu leidmine, et selle asemel, et see toit või see käsi haaraks selle toidu järgi mõelda, et kas on mingisugune et võib jalutama minna või mingid raamatut lugeda või muusika kuulata, mingisugune meeldiv tegevus, mida on nagu lihtne teha ja on lihtne nagu alustada. Ja mis alati tuleb kasuks ja julgelt võiks ikkagi pöörduda ka psühholoogide poole, et neil on see kognitiivse käitumisteraapia oskus, et nad suudavad neid sisse käidud mõtlemismalle nagu suunata või neid nagu ümber harjutada. Vahel saab kõht nagu ruttu täis, et paari ampsuga, aga teinekord mahub ikka väga palju toitu. Kuidas selline see võib-olla oleneb siis? Kas see on pärast mingisugust maovähendusoperatsiooni või? Ma viin kokku, et vist küll. Jah, et ma loodan, et siin enamikud on ikkagi need, kes on maovähendusoperatsiooni läbi teinud või siis on plaaninud seda. Mis puudutab seda, et mingi toit täidab kuidagi rohkem kõhtu ja mingis hetkes see isu või see kõht kuidagi ei pruugi üldse täis saada. Et siin tegelikult ongi, esimene asi on see toidu tekstuur, seda vedelat tekstuuri, pehmemat tekstuuri, kuna see venitab nagu maoseina vähem, siis tegelikult seda saab rohkem nagu süüa esiteks ja me ei tunne seda täiskõhu tunnet nii kiiresti, aga kui me sööme tahket toitu, siis see venitab maoseina rohkem ja tegelikult see täiskõhu tunne tekib nagu kiiremini. Samuti võib osades hetkedes olla ka see probleem, et kui süüakse kiiresti, tegelikult ahmitakse nagu see magu seda õhku täis, mis tõttu siis nagu tekib selline tunne, et kõht sai nüüd kiiresti täis, aga tegelikult täiskõhu tunne ei kesta väga kaua. Ja see tegelikult oleneb ka sellest, et mida on näiteks eelneva toidu korral söödud. Et kas hommikul oli kiire ja jõudsid ainult mingi jogurti süüa või tegelikult sõid hommikul näiteks putru või mingisugust omletti, et see ka tegelikult mängib rolli. Kas on veel mingid? No võib-olla see, et nagu inimesed natukene nagu ka kardavad, et neil on nagu magu välja veninud, et see on natukene selline müüdilaadne või päris nagu sellist asja juhtuda ei saagi. Et seal on nagu muud faktorid, mis võivad rolli mängida, ongi pigem, et süüakse vedelat toitu ja siis mahub nagu rohkem, et see on kuidagi kergemini mugavamini talutav ja siis armastataksegi rohkem nagu vedelamat toitu süüa, aga samas seda nagu mahub rohkem ja see juba nagu liigub sealt maost eest ära ja süüakse näiteks liiga kaua mõnda toitu, et siis ta juba hakkabki vaikselt nagu eest ära liikuma see toit ja muudkui saab süüa ja saab süüa ja saab süüa, sest süüakse hästi aeglaselt ja hästi kaua, et ka see võib-olla see toidukorra ajaline nagu kestus peaks olema natukene ka piiratud ja. Kuidas on võimalik, et osadel tekivad toidutalumatused pärast operatsiooni? Esiteks on ka see, et tegu on ikkagi seedetrakti kirurgiaga ja olenevalt sellest, mis operatsiooni tüüp on valitud, et näiteks kui meil on see bypassi operatsioon, kus osa nagu sellest peensoolest lülitatakse toiduteekonnast välja, siis on muutunud nagu see normaalne toidu liikumise teekond ja teatud juhtudel võib tekkida see, et mingeid toiduaineid ei seedita piisavalt nagu hästi ja kõige tavalisem näide ongi siin see laktoositalumatus, mis võib tekkida. Sest et see piimasuhkur jõuab sinna jämesoolde ja siis tekitatakse kõhulahtisust või kõhupuhitust. Aga samuti võib vahel olla ka see hetk, et tegelikult mingi toit sobib, näiteks mingi lihatükk või ütleme mingisugune kõvem puuvili, aga kuna inimene sööb liiga kiiresti ja neelab suurema tüki alla ja tekitab ta liivedustunnet, siis ta justkui mõtleb, et see on toidutalumatus, aga tegelikult oli see lihtsalt nagu vale söömistehnika. Ja siis lihtsalt on ka vahest, mida me näeme, on väga individuaalselt on mingitel patsientidel, kellele ei sobi suitsutatud kana, kellele sobib peekon
kellele pole sobinud mingisugune hästi individuaalselt ja mingid suvalised asjad nii-öelda. jah, et aga pigem on tõesti siin see, et rohkem see söömistehnika tõttu võib-olla mingid toit ei ole nagu sobinud ja siis vaata, me mainisime niikuinii ära, et need lisatud surkud võivad tekitada tampingut, rasvane toit võib tekitada, eks ole, kõhulahtisust. Et need kõik on ikka seotud sellega, et on tehtud muutus ja seedetraktis. See oleneb hästi palju sellest ka, et me ei rääkinud küll täna nendest, aga et on ka selliseid veel radikaalsemaid operatsioone ka, kus need on veel tõenäolisemad, et mingisugused sellised häired tekivad seal nagu tõsisemalt, aga jah, et siis tasub ka ikkagi koos võib-olla mingi spetsialistiga nagu välja selgitada, kas see ikkagi on talumatus või millest see nagu tuleneb. Siis on hästi põhjalikult kõik üles märkida ja hakata nagu analüüsima seda olukorda, et võib-olla see ei olegi talumatus. Selline küsimus ka, kas rasvumisvastaste ravimitega on võimalik kaalu alandada ja jätta operatsioon nii-öelda viimaseks võimaluseks? Jah, rasvumisvastased ravimid ongi selleks loodud, et toetada ka seda kaalulangust, eks ole, mida on oluline mainida, et nad käivad käsikäes selle elustiili muutustega, et peab ka ikkagi toitumist muutma, liikumist muutma ja siis võtma neid rasvumisvastaseid ravimeid lisaks. Nende puhul samuti see kaalulangus pigem on seal 5–8% jalgkaalust, ehk siis see kaalulangus on ka nagu tagasihoidlik. Aga neid ikkagi kui inimesel on motivatsiooni ikkagi tahab ilma selle operatsioonita saada kaalu allapoole, siis kindlasti nende retsepti võiks paluda enda perearsti käest. Endokrinoloogiga konsulteerida. Jah, et Eestis on ainult 2 tüüpi neid ravimeid. Üks on see, mis siis vähendab rasvade imendumist seedetraktis ja teine on see, mis siis tegelikult peaks ka söögiisu vähendama, et see, milline sobib, et seda peab ise katsetama. Kas ravimite tarbimisel tuleks arvestada annuste puhul ka nende tavapärasest halvem omastamisega, see tähendab annused peaksid olema suuremad? Ja seda tegelikult täpselt ei saagi kohe öelda, et kuidas need annused hakkavad muutuma, et kui näiteks on vererõhuravimid või mõned muud, siis tasub ikkagi minna perearsti juurde ja perearstiga koos hakata vaikselt neid paika sättima. Neid annused tuleb tõenäoliselt vähendada, mida ei soovitata siis võib-olla ka vähemalt kindlasti mitte alguses, et rasestumisvastased vahendid, need ei oleks suukaudsed, et nad ka ei pruugi seda efekti omada. Et seal võib tekkida see toime avaldumise probleem. Jah, et aga üldiselt on see seisukoht on praegult ikkagi see, et mis puudutab mingid krooniliste haiguste ravimeid, et nende annuseid mitte muuta pärast operatsiooni, et tegelikult ei ole otseselt näidatud, et mingid ravimid imenduvad vähem või teised rohkem, et ongi ainult see soovitus seesama nende suukaudsete rasestusvastaste tablettide kohta ja siis tõesti see, et kui on näiteks samune vererõhuravimid peal, et siis neid võib-olla peab alandama. Sest vererõhk hakkab ise selle operatsiooni tagajärjel muutuma, et siis igal juhul perearstiga koos jälgida seda. Sest kui kaal langeb ka vererõhk. Nii, ja mul on veel jäänud siin üks küsimus küsida. Kas 60-aastasel on liiga hilja seda operatsiooni kaaluda, kuna nahk võib jääda rippuma? Kas vanem inimene vajab siis uut operatsiooni, et üleliigset nahka eemaldada? No see naha eemaldamise küsimus on jällegi selline natukene individuaalne, et vanemas eas loomulikult see nahk on vähem ja laste, aga see naha ülejääk oleneb sellest algkaalust, et kui suur see ülekaal on ja see ei tähenda alati seda, et kindlasti vajab seda operatsiooni pärast seda nahaoperatsiooni, et kui häiriv see üldse on, võib-olla seda ei ole üldse nii palju, mis pärast üle ja see ei tähenda seda. Ja saab küll ka 60-aastaselt opereerida. Et sellest vanusest on olulisem selle inimese üldine sobivus operatsiooniks kui see, et kui vana ta täpselt on. Aga küsimused on otsa saanud. Aitäh, et te neid hulgi esitasite. Väga head küsimused olid. Ja aitäh Anni ja Maarja. Saime väga palju uusi mõtteid ja ideid ja kellel nüüd tekkis veel küsimusi ja kes sooviks sellist individuaalset lähenemist, siis Health Clinicu kodulehelt on võimalik kontakti saada, kirjutada ja loomulikult siis tulla konsultatsioonile, millest ka iga protseduur alguse saab.